Tere tulemast esimesele päris videole, siis on salvestatud 8. mail, päev enne 9. mai suurpidusi Venemaal. Eks vaatame, mis seal toimub, siis võib-olla teeme veel mingi video. Aga esimene video on siis spekulatiivne. Üritan neid rohkem mitte teha. Aga kes teab. Alustame siis, video ma tegin lihtsalt sellepärast, et kui vaadata neid viimaseid sündmusi, mis põhimõtteliselt aasta algusest on toimunud, siis on näha, et Venemaal midagi toimub. See ei tähenda tingimata, et süsteem kohe kokku kukub, et kohe seal see majandus variseb kokku, et kohe Volodja, ma ei tea, homme või järgmisel kuul võetakse võimult ära, läheb uus võim ja saabub rahu ja nii edasi, nii nagu kõik ajakirjanikud ja muud poliitikud räägivad. Pigem see, et viimaste kuude jooksul on Venemaalt tulnud järjest rohkem märke, et riigi sisepinged on kasvanud. Et kui nagu vaadata üksikuid sündmusi, siis võiks öelda, et tegemist on mingi ajutiste probleemidega, et ei ole vaja nagu väga tähele panna neid ilma suurema tagataustata. Aga kui need nagu kokku panna, siis jääb mulje, et olukord ei ole enam tavapärane. Viimaste nädalate ja kuude jooksul oleme siis nagu näinud, et mitu asja toimub korraga. Et Venemaal on suurenenud siseturvameetmed. Suurlinnades on olnud korduvalt internetihäireid ja katkestusi. Riik üritab suruda peale uusi ja paremaid kontrollitavad neid suhtlusplatvorme. Mis neil on see Telegram, vot. Telegrami üritatakse nagu maha suruda ja soovitakse, et kodanikud siis kasutatakse seda Maxi. Oli ta nimi vist. See on põhimõtteliselt riigi poolt kontrollitav suhtlusplatvorm. Mis veel? No jah, muidugi kõik, mis teised ütlevad see, et majandus on suurema surve all. Kuid ka see, et Ukraina dronirünnakud ulatuvad järjest sügavamalt Vene territooriumile ning palju nii-öelda efektiivsemalt ja rohkemalt. Ning ka see, et avalikus ruumis on näha rohkem rahulolematust. Mis antud teema on nagu sõda Ukrainas, siis ütleme niimoodi, et valitsusele ei meeldi sellised teemad, kui nagu väljendatakse rahulolematust. Ja rohkem on märke, et ka osa eliidist ei ole enam praegu süsteemi jätkumise osas nii kindel kui varem. Et ükski neist asjast, ma loetasin praegu, ei tõesta nagu üksi, et Venemaal on kohe tulemas suuri muutusi. Aga kui neid kõiki koos vaadata, nad viitavad ikkagi sellele, et Vene režiim tegutseb praegu suurema surve all kui tavaliselt. See on ka oluline. Siis kui selline riik hakkab käituma närviliselt, rohkem kaitsvamalt, siis ei ole nagu kõige tähtsam küsimus see, et mis kohe homme juhtub. Tegelikult homme kui 9. mai, siis on küll tähtis. Olulisem küsimus on see, et kas süsteemi sees olevad inimesed ise tunnevad, et vana kord enam päris hästi ei tööta. Ja kui see tunne tekib, siis olukord alati muutub palju ettearvamatumaks. Et miks siis see kord nagu tundub, et olevat teistsugune kui eelmised aastad või eelmised sündmused või uudised kas või. Et Venemaal sisemisi pingid varem ka olnud, et nagu see ei ole midagi uut. Ja varasematel aastatel, eriti 9. mail, enne 9. maid, on nähtud seda julgeoleku karmistamist ja nii-öelda liikumisi jõustruktuuride sees. Aga see aasta tundub, et asi on palju ulatuslikum. Näiteks märtsis lubasid Vene võimud
eraõiguslikel turvafirmadel kasutada drooniohu vastu nii-öelda automaatrelvi. No ametlikult seletatakse seda Ukraina droonirünnakutega ja noh, jah, okei, need rünnakud on päriselt olemas. Aga selline otsus on nagu siiski tähelepanuväärne, et riik ei laienda relvastatud jõu kasutamise õigust lihtsalt niisama, eriti veel sellises olukorras nagu Venemaa on. Ja kui ta tunneb end, eriti siis kui ta nagu tunneb ennast täielikult kindlalt. Ja kui õhutõrje olemas olevad julgeolekustruktuurid nagu töötaksid piisavalt hästi, ei oleks sellist sammu vaja. See nagu ei tähenda automaatselt, et tegu on sisemise kriisiga või midagi sarnast. See võib viidata näiteks sellele, et riik valmistub laiemaks ebastabiilsuseks, mitte ainult väliseks ohuks. Üksi tähendab seda palju, aga koos teiste märkidega on nagu see rohkem. Pluss veel küsimus on see, et nagu kes konkreetselt neid automaatrelvi võib kasutada. Nagu me mäletame, siis Venemaal on omad huvitavad nii-öelda eliitidel omad nii-öelda mitte päris jõustruktuurid, aga ütleme siis eraturvafilmad. Eliitidel siis ma mõtlen nagu oligarhidel pigem. Aga okei, lähme edasi. Et üks kõige selgemaid märke ka Venemaa osas on ka siis nende sideolukord, no interneti häired. Et alates märtsi algusest ja eriti aprilli keskpaigast on mobiilse interneti katkestused muutunud paljudes suurlinnades üpris tavaliseks. Moskvas, Peterbur, Rostov, Kazan, ja kuidas eesti keeles on, Kazan, Tšeljabinsk ka ja teised, paar suurlinna veel on see interneti häired nagu tõsiselt mõjutanud. Et alguses öeldi, et see on nagu ajutine abinõu, aga nagu alati siis kõik ajutised meetmed nii-öelda kipuvad jääva natukene kauemaks kui lubatuks. Ja Venemaa on aastaid nagu püüdnud interneti ja suhtlust rohkem kontrollida. Ei ole uus asi. Uus on aga see, et kui ulatuslikult need häired on muutunud ja kui palju on võim valmis selle nimel nii-öelda oma enda süsteemi kahjustama. Samal ajal nagu surutakse inimestel peale uut kodumaist suhtlusrakendust, seda Maxi, mida siis esitatakse kui mingit turvalist alternatiivi teistele platvormidele. Praktikas näeb see välja nagu järjekordne katse suunata inimest suhtluskanalisse, mida siis nagu riigil on lihtsam jälgida, kontrollida. Sisuliselt mitte midagi uut, mitte selles mõttes nagu mitte midagi uut nagu Venemaa, aga noh, eks praegu viimasel ajal kõik riigid teevad seda. Lihtsalt kõik riigid teevad erinevat moodi seda. Ja kõige olulisem on siis see, et katkestused ei sega enam ainult inimesi, vaid mõjutavad ka praktilisi teenuseid. Et on olnud juhtumid, kus siis internetipiiranguid ja need VPN-ide vastu võitlemine on hakanud segama tegelikult pangandust ja muid olulisi süsteeme. Ja see on tähtis detail. Sest riik, mis tunneb ennast kindlalt, ei hakkaks niisama halvama ja mitte hävitama, aga ütleme vigastama oma põhisüsteeme. Et riik, mis kardab, et kontroll võib käest minna, võib seda ka küll teha. See ei näe välja nagu tugev riik, see näeb välja nagu riik on närvis, riik näeb asju, mida ta ei soovi nii-öelda välisele maailmale rääkida. Mis veel? Veel ka see, et inimesed kohanevad uue olukorraga. Et väga huvitav vaadata, kuidas nagu inimesed reageerivad. Et erinevalt nagu müügiandmed
räägivad, et hästi palju on kasvanud käsiraadiojaamade müük. Lauatelefonide, piiparite ja paberkandjate müük. See võib tunduda nagu veider või isegi vanamoodne, aga loogika on üsna lihtne. Et kui mobiilne internet ei tööta usaldusväärselt, kui sõnumirakendused on häiritud ja navigeerimine ei ole kindel, siis inimesed otsivad muid lahendusi. See lihtsalt näitab, et tegemist ei ole lihtsalt väikese ebamugavusega, kui inimesed muudavad oma igapäevast käitumist selliselt, et nad ei usalda enam tavaliste sidevahendite toimimist. Siis on häiring nagu muutunud päris elu osaks. Samal ajal on ka kasvanud VPN-ide kasutamine. See on samuti loogiline, et kui riik piirab ligipääsu infole, sidekanalitele, siis inimesed otsivad viise, kuidas sellest mööda minna. See ei ole nagu midagi raskesti aru saada, et see on loogiline. Ja huvitav on see, et mitmed riigid, mitte ainult Venemaa, et ka näiteks Hiina ning teatud juhtul ka Euroopa riigid on huvitatud sellest, et inimesed usuksid, nagu VPN-id ei tööta või nad pole isegi kasulikud. Põhjus on lihtne, neid on raske täielikult blokeerida ilma oma enda süsteeme kasutamata. Ega siis püüaks lihtsalt inimesi veenda, et nad üldse ei kasutakski neid. Venemaa puhul sobib see suuremasse mustrisse, et nagu riik püüab piirata inimeste võimet vabalt suhelda, infot saada ja omavahel koordineerida. Ja tavaliselt tehakse seda siis, kui võim tunneb, et kontroll info keskkonna üle nõrgene. Mis veel? No jah, eks seda ei ole enam lihtsalt midagi, mis nagu toimub kaugel piiri taga. Et pikka aega oli Kremli jaoks oluline see, et sõda tunduks paljude venelaste jaoks nagu kauge ja talutav, et jah, okei, sanktsioonid olid ja majandus on minges ja okei, inimesed teadsid, et sõda käib kuskil kaugel. Aga paljude jaoks ei muutnud seda nagu igapäevaelu eriti otseselt mitte kuidagi. Ise nägite videosi ja uudiseid, kus sisevideosi, siseuudiseid. Ja siis mõned need YouTuberid, kes olid nagu Venemaa pooldajad. Selles mõttes mis näitasid, et inimestel oli ükskõik, pood käisid tööl, poed olid toitu täis. Mitte nii nagu meil siin räägiti, et neil on seal kõik pekkis ja nii edasi. Ei, selles mõttes neil on nagu nii pekkis see värkid seal mingi 40% Venemaal ei ole WC, jah, see on alati olnud, see ei ole nagu sõja tõttu. Vahepeal kõrval polegi. Aga ühesõnaga see olukord nagu tundub muutuvat, et ja Ukraina droonirünnakud on siis nagu see põhiline värk, mis nagu on seda muutnud olukorda. Et isegi kui nagu see rindejoon liigub aeglaselt ühele poole või teisele poole, ei tähenda seda, et nagu sõja mõju oleks nagu väike. Ukraina lööb iga üha sagedamini nagu sügavamale Venemaa territooriumile. Tabatakse siis rafineerimistehaseid, energiataristud, eksportsõlmi ja muid tähtsad ja projekte. Neid korterelamutusse on ka lennanud. Kõik on YouTube'is ja Facebookis need videosi näinud, see ole nagu midagi uut. Ja sellel kõigel on siis nagu mitu mõju. Esiteks on siis muidugi majanduslik mõju, aga põhilisem on see psühholoogiline mõju. Et riik võib seletada palju ta tahab, erinevad asju, et ta võib seletada, et sanktsioone, ta võib seletada ka nagu kasutame sõna seletama. Ta võib seletada sanktsioone, ta võib seletada seal sõjalisi kaotusi ja venivat sõda. Aga palju raskem on nagu inimestele ära seletada seda, et miks nende enda linnas nagu internet kinni on, miks kuskil põleb mingi suur töötusobjekt, miks droonid lendavad aina lähemale, miks mõnele tüübile lendab aknast sisse droon
ja noh, see nagu muudab seda palju reaalsemaks. See on see põhiline asi, mida võimud, siuksed võimud nagu Venemaa kardab. Ja see on nagu probleem, sest Venemaa süsteem on väga, süsteem nagu põhimõtteliselt toimib sellepärast, et just stabiilsus, et ta näitab nagu kõik seda väga stabiilsena, et see kuskil kaugel ja kõik on hästi. Et idee oli selles, et riik on suur ja tugev ja kontrollib olukorda ja hoiab asju koos. Ja mida rohkem seda pilti lõhutakse, seda rohkem siis hakkavad inimesed nagu küsima, et kas süsteem toimub ikka nii, nagu neil on seda seletatud. Ja need ei ole ainult tavainimesed, kes niimoodi mõtlevad, et ametnikud ja teised jõustruktuurid, regionaaljuhid, eliidid, eliit Venemaal oli see, läheb see sõna meelest praegu aeg. Oligarhid, eliidid, oligarhid vahetele. Ja teised siis nagu mõtlevad, et kas nad usaldavad sellist süsteemi, et kas kõik nagu töötab, nagu peab töötama. Ja oleme vist nagu jõudnud ka 9. mai võidupüha oli see, ja Venemaal vist võidupüha, jah. Et tavaliselt on see nagu Venemaa üks tähtsamaid sümboolseid sündmusi. Võitsid Natsi-Saksamaa maailma suurima kurjuse. Ja see on nagu päev, millal näidatakse jõudu, sõjalist võimu ja siis ka riigi enesekindlust ja ajaloolist järvepidavust, et nad on alati sõdinud kurja vastu. Suured paraadid, tehnika, kõrged külalised, hästi lavastatud pilt sellest, et riik on tugev ja kontrollib kõike. Ja kahjuks või õnneks, või siis kahjuks või siis õnneks, oleneb kes kuidas seda kuulab. Noh, kui eestlased enam kuuluvad, siis õnneks ütleme niimoodi. Ja õnneks on siis see, et see aasta pilt olevat nõrgem, palju nõrgem ja paraad tunduvad palju väiksem. Tehnikat on vähem, kui üldse mingit tehnikat tuleb peale mingisuguste, ma ei tea, unimoogide või siis muude sükste kergete veokitega. Välisliidreid ei ole enam palju ja kogu sündmus toimub mingi meeletu tugeva sidekontrolli all. Ehk siis nii-öelda survestavad internetiühendust. Ja kõige tähtsam see, et toimub ka Ukraina rünnaku hirmu varjus. Siis viimastel päevadel on päris palju sellest räägitud uudistes. Ja see võib tunduda lihtsalt nagu sümboolse probleemina, aga poliitikas on sümboolika väga oluline. Et selliste režiimide puhul ei ole nagu suured rituaalid lihtsalt nagu mingi show. On osa nende valitsemisstiilist. Nende eesmärk on kinnitada süsteemi tugevust ja usaldusväärsust. Ja siis kui sellise sündmuse korraldamiseks on vaja aina rohkem turvameetmeid ja aina rohkem piiranguid, siis tähendab, et see pilt ise ei püsi enam nii kergesti koos, et nad on tugevad ja usaldusväärsed. Ja seda näevad kõige parem just need inimesed, kes süsteemis ise töötavad. Nad näevad, kui palju pingutusi kulub selleks, et vana kuvand enam-vähem püsiks. Ja kui selleks kulub iga aasta rohkem jõudu, siis hakkavad nad samuti küsima, et kui jätkusuutlik see on. Lemmiksõna jätkusuutlik. Igas kontekstis tähendab täiesti erinevat asja. Üheks tähtsaks asjaks on ka see, et eliidi sees võib olla, sest me ei tea, aga ilmselt kasvab ka ebakindlus eliidi seas. Ja see on üks tähtsamaid teemasi, sest Venemaa ei ole demokraatia, kui siis avalik pahameel üksinda kiiresti võimu muudab. Seal loeb rohkem, mida mõtleb eliit. Selles mõttes, ärge valesti aru saage, Euroopas on täpselt sama, lihtsalt see ütleme suhe, see protsentuaalne vahe on väiksem. Meil rahvas loeb ka, aga eliit ka. Ei ole see, et ainult rahvas valib.
kui te ise aru saate ja ise näete. Ja siin on näha järjest rohkem märke, et vähemalt osa eliidist ei ole enam nii kindel nagu varem. Et lääne meedia ka näitab, et Vene pagulasallikad ja muu luureinfo siis näitab sellist hinnangut, et mille järgi osa Vene poliitilisest ja majanduslikust eliidist hakkab nagu Putini juhtimises rohkem kahtlema. Et pluss veel liigi käitumine viitab sellele, et süsteemi sees püütakse raskendada nagu fraktsioonide omavahelist koordineerimist. Ja see on nagu tähtis. Et nagu kui internetipiirangud, jälgimise suurendamine ja sisejulgeoleku armistamine oleksid nagu suunatud ainult välist lohtudele, siis võiks seda nagu kuidagi seletada. Aga kui nende taga on ka soov takistada süsteemi sees olevatel gruppidel omavahel suhelda, kokkuleppeid teha või siis ennast ümber positsioneerida, siis nagu olukord tunduvalt tõsisem. Et see nagu sisuliselt räägib sellest, et riik ei kaitse ennast ainult välise vaenlase vastu. Ta kaitseb end ka omaenda sisemise killustumise eest. See ei tähenda seda, et homme või ülehomme tuleb kohe paleepööre, aga see võib tähendada seda, et süsteemi sees käib juba ümber mängimine. Osa jääb lojaalseks, osa ootab ja vaatab, osa võib otsida muid võimalusi, osa mõtleb juba sellele, mis juhtub pärast Putinit. Nagu me teame, siis Venemaal minu meelest ei ole kunagi olnud seda, et on teada, kes järgmine võimukandja on. Ta tuleb üpris ootamatult, olgu see Jeltsin, olgu see sama Putin. Minu meelest üpris sükene viimase hetke värk on see. Ja sellistes süsteemides on see palju tähtsam kui valjud loosungid täna on. Et kui eliit ei ole enam veendunud, et olemasolev süsteem garanteerib neile tulevikku, hakatakse otsima alternatiive. Kas siis pakutakse omad välja, ühinetakse siis näiteks Hiinaga või ühinetakse näiteks Euroopaga. Oleneb, kui palju erinevaid kui palju erinevaid eliite kuidas arvab. Ja mis veel? Sisuliselt ka see, et see vana ühiskonna kokkulepe nagu lagunemas. Et Putin on siis loonud nagu neil on olnud, igal ühiskonnal on selline vaikiv nagu kokkulepe, see on erinev. Et Venemaal on teistsugune kui Euroopas, et selle kokkuleppe loogika oli aastaid suhteliselt lihtne, et oligarhid teenivad, kuid nad ei sekku poliitikasse, tavainimesed saavad suhteliselt stabiilselt elada, kui nad ei sekku poliitikusse ja riik lubab korda, turvalisust ja enam-vähem normaalset elu. Ja vastutasuks oodatakse passiivsust. See ei ole nagu aus ega vaba süsteem, aga toimis nii kaua, kuni ta suutis midagi pakkuda. Probleem algab aga siis, kui riik ei suuda enam oma osa sellest kokkuleppest täita. Kui sõda on kaugel, võib seda nagu taluda. Kui sanktsioonid tunduvad talutavad, siis neid võib ka taluda. Kui majanduslik surve on aeglane ja hajus, siis seda kõike võib taluda. Aga kui katkestused jõuavad siis inimeste igapäevaellu, kui hinnad aina kasvavad ja kasvavad, kui teenused tõrguvad, kui droonid jõuavad linnadesse ja kui riik muudab nähtavalt närviliseks,
siis muudab see ka kokkulepet palju nõrgemaks. Siis ei paluta inimestele enam lihtsalt poliitikast eemal hoida, siis palutakse neil kanda poliitika tagajärgi ilma vastu küsimata midagi. See on juba palju raskem. Järjest rohkem Vene kodanikke kritiseerib nii-öelda süsteemi avalikumalt kui varem. Ja see ei tähenda seda, et Venemaa muutub vabamaks, et neid ei karistata või midagi sellest. See pigem tähendab seda, et rahulolematus on muutunud nii otseseks, et osa inimesi on valmis lihtsalt nagu kõigega riskima. Te ise teate, mis on nii-öelda tavaline värk, mis on nagu tavaline karistus, kui keegi midagi halvasti ütleb Venemaa sõja kohta Ukrainas. Vabandust, kui keegi isegi tarvitab aasta tagasi, kui veel keegi tarvitas sõna sõda, mitte mis ta on spetsiaalne erioperatsioon, ma ei tea, kuidas ta eesti keeles on. Spetsiaalne sõjaline operatsioon. Täiesti null tolerants selle teemal. Ja kui inimesed hakkavad selle kohta nagu meelt avaldama, siis see on üldiselt süsteemile alati halb märk. Hakkame vaikselt lõpetama. Noh, majandussurve, see, mis nagu ajakirjanikud ja poliitikud ja kogu aeg 4 aastat, mis mitu aastat? 4 aastat. Ja 4 aastat jaurand on. Et kohe tuleb. No. Vaikselt hakkab isegi tulema. Et pikka aega on nagu vaielda selle üle, et kas sanktsioonid üldse toimuvad või mitte. Ja tegelikult see on palju keerulisem. See ei ole üks ühele lihtsalt. Tuleb väga palju erinevaid asju arvestada. Ja üldjuhul, raske kõike nagu arvesse võtta. Eriti veel Venemaa puhul. Tal on nagu väga suur inerts, nii nagu poliitikas kui ka majanduses. Ei tähenda nagu, et surve ei mõju. Ta ei ole kohe nähtav lihtsalt. Süsteem saab nagu väga pikalt laguneda ja siis edasi lükata seda lagunemisprotsessi või siis peita või summutada. Aga ütleme niimoodi, et kui see mõju hakkab nagu lõpuks välja paistma, siis ta võib nagu tulla üpris korraga. Täpselt nagu siis, kui nõukavõim lagunes. Et ta lagunes kaua, vaikselt, kui seda ei olnud näha, aga see, kui välja tuli, siis toimus nagu lagunes kõik igal pool korraga. Praegu näib, et majandussurve on jõudmas nii-öelda tõsisemas faasi. Venemaa nafta rafineerimisvõimekus on Ukraina löökide tõttu langenud. Täpne protsent võib olla nagu vaielda, aga üldine suun nagu selge. Rafineerimistehased ja eksporditaristud saavad pihta. Tähendab vaiksemad tulevad, rohkemaid häireid ja suuremad surved kogu süsteemile. Ja okei. Hinnad tõusevad, Venemaa saab niimoodi kasu, aga see ei muuda seda, et infrast saab nagu vigastatud, hävitatud. Ja isegi nagu kui osa turge oleks valmis nagu Venemaa naftat vastu võtma, Venemaal järjest nagu raskem seda välja vedada. Oluliselt terminid ise rünnaku all. See on suur probleem, sest energia eksport on üks peamisi Vene võimu, siis Vene režiimi tugisambaid. Et Vene riik nagu müüb väidetavalt märkimisväärses koguses nagu ka kulda, et katta puudujääke ja pöödata ümber siis nende sanktsioonide. Ja kui see siis astub tööle, ma ei tea, kui palju ta lihtsalt kulda müüb. Tean, et hakkas müüma. Ja kui see siis vastab tõele, et ta üritab sellega kompenseerida, siis muidugi ei näita, et see olukord oleks väga hea. Näitab pigem nagu
crisis management, pingete haldamist. Ja just nii tundubki, et nagu kuidas Venemaa toimib, et ta nagu ei lahenda probleeme, et ta ei pigem haldab allakäiku. Ja see võib mõnda aega kesta. Aga see ei tekita nagu eliidis usaldust pika tuleviku suhtes. Ja siis kui nagu Volodjast ise rääkida, siis härra presidendist, siis Putinist, oleneb, kuidas kellelegi meeldib teda nimetada. Et ta on muutunud palju isoleeritumaks aasta algusest. Liigub sageli ringi, viib rohkem siis nagu kaitstud asukohtades ja usaldab aina väiksemalt ringi. Loomulikult ei ole see nagu paranoia autoritaarse juhi puhul midagi uut. Aga siin on nagu oluline küsimus, et kas tegu on nagu tavapäralise ettevaatusega või on nagu märgatud, et oht on tõsisem kui varem. Kui need raportid on kas või osaliselt õiged, siis ei karda Putin ainult Ukraina lööke. Selles mõttes, et ma räägin nagu kokkuvõtvalt lihtsalt erinevad raporteid ja erinevad nagu teiste inimeste ajakirjanike analüüse. Et ei oleks päris kõigil kuulajatel niisugune tunne, et ma lihtsalt võtan kuskil istmiku alt välja ja räägin kõigest, mis ma arvan ja nii edasi. Et on tulnud nagu erinevad raporteid ja kuidas öelda, raske midagi kindlat ja konkreetselt öelda. Vene võimud ise ei väljasta mingid uudised eriti. Ja siis tuleb lihtsalt tugineda raportitest, teistest inimestest, kes nagu räägivad antud teemadest. Ja siis, kui seda kõik infot vaadata, siis ongi siukene tunne, et ta võib ka karta seda, et nagu osa süsteemist, mis tema ümber on, ei pea tema jätkamist kõige turvalisemaks, kõige mõistlikumaks nagu valikuks. Ja see sobib ka laiemasse pilti. Tugevad juhid ei kuku enamasti ühe ainsa suure löögi tõttu. Palju sagedamini nõrgestab neid erinevate probleemide kuhjumine. Sõjaline surve, majanduslik surve, eliidi rahulolematus, avalik frustratsioon, mis aasta taga oli nagu täiesti nonsense. See aasta on ka näiteks sümboolsete rituaalide nõrgenemine. Kõik paraadid ja muud asjad. Moskvas vist on ainuke paraad, mis toimub, ma ei mäleta. Olid ka uudised see, et väikelinnades, mis on piirile lähemal, jäid need nii-öelda turvakaardutustel 9. mai paraadid ära. Ei mäleta, mitu linna seal oli, 6 oli vist kindlalt. Jällegi palju infot ja ei viitsi kõike rääkida. Ja siis pidev vajadus näidata, et kontrollivad olukorda, kus seda kontrolli hoidmine muutub aina raskemaks. Ja just selline kombinatsioon teebki süsteemi nagu haavatavaks. Ja mida siis see kõik tähendab? Eks tuleb olla ettevaatlik, et märkide nägemine, info lugemine ei tähenda, et me erinevad inimesed teavad täpselt, mis toimub. Me ei tea, kas Putin kaotab võimu. Kas ta näiteks 9. mai ütleb, et astub tagasi või midagi. Äkki tehakse atendaadi otse. Võib-olla kõik jätkub nii, nagu on. Me ei tea, kas tuleb paleepööre. Me ei tea, kas süsteem stabiliseerib ennast uuesti.
me ei tea, kas see kõik nagu lõpeb muutusega tipus või siis lihtsalt veel rangem kontrolliga. aga me saame öelda konkreetset ühte asja, on see, et Vene riik käitub praegu nagu süsteem, mis tunneb survet mitmest suunast korraga. Väljaspoolt Ukraina rünnakute ja sõjalise surve tõttu. Majanduslikult kasvavate kulude ja kahaneva, ma ei tea, majanduspaindlikkuse tõttu. Seestpoolt eliidi ebakindluse ja siis ka kommunikatsioonikontrolli tõttu. Ja noh, ka sümboolselt, et vana kuvand, et riik on võimas ja stabiilne, ei tööta enam. Ja see kombinatsioon ongi see nagu põhiline asi, mis ma tahtsin rääkida. Nagu, et mitte ükski kuulujutt riigipöördest või vandenõust. Vaid see, et nagu liiga palju asju läheb korraga nagu valesti. Kui selline süsteem nagu muutub korraga, mitmel rindel nagu närviliseks, hakkab näiteks kaitsma ja suruma kõiki. Ja nüüd üsna selge, et midagi toimub. Noh, ainult küsimus on see, et nagu kaua see nagu aega võtab. Mis ma ei sikka enam räägin. Vabandan, et mõned sõnad lohisesid. Kell on palju. Ma olen väsinud. Asju on olla. Ja mis ikka. Eks vaatame, mis siis 9. mail toimub. Või siis pärast seda. Kõik head.